Miks teie arvates kõige rohkem esineb unetust ja uneaegseid hingamishäireid? Unetust Eestis ei ole tehtud uuringuid, et me saaks öelda, kui palju meil unetuid täpselt esineb ja kindlasti ma arvan, et alati ei ole unetus ka diagnoosikoodina dokumenteeritud. Ja tuginedes Lääne-Euroopa andmetele, kus siis 30–35% inimestel unetust esineb, siis ma arvan, et Eestis võivad olla need numbrid suhteliselt samasugused. Ja uneaegseid hingamishäireid, nii palju kui me oma inimestest teame, nii palju siis, mida rohkem ja täpsemini me oma patsientide tervisest teame, näiteks und rohkem uurime, siis saame ka teada, et kui palju täpselt ka uneaegseid hingamishäireid esineb, nii et see protsent kõigub seal 2–24%-ni. Aga miks unetust just nii palju on, siis unetus on paljude teiste unehäirete tagajärg ka. See on nii-öelda sekundaarne unetus ja unetus kujuneb sageli ka meie igapäeva töörütmis kujuneva ärevuse tagajärjel ja kujuneb ka paljude erinevate haiguste tagajärjel, kus näiteks inimesel on seljavalud ja tema ühes kehaasendis magada ei saa, tal tuleb muuta kehaasendit, see on samuti unetuse üheks põhjuseks. Aga unetus on järjest kasvav probleem ja teda esineb järjest enam kogu maailmas. Tänan teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Palun!